sa, seal seiklus algab pea. Sahisevad salahääled salamahti salakeeles, kõlapillid kõlisevad kõlavates kõnnakutes, pikad jalad, pikad kõrvad, jalaskavjad, jalassõrad, lumememmed luhisevad, tulihannad tuhisevad. Imme, me oleme kohal! Imme, me oleme juba kohal, ärka nüüd üles. Ma teen Emmele natuke nalja ka. Imme, vaata! Kus see? Ma tegin natukene nalja sulle. Hubert, me oleme kohal! Ja me oleme unenägude maal! Wow. Ilus on ju. Ja, aga me oleme siin. Me oleme ju siin. Me oleme siin sellepärast, et me peame onu Engelberti üles leidma. Ja me oleme siin sellepärast ka, et me lihtsalt tahtsime näha, milline see unenägude maa täpsemalt on. jaa, sellepärast, et kuu peal, Hubert, mäletad, meie käisime. Ja, aga unenägude maal meie käime ainult oma unenäos. Jah, aga ma ei näe siin mitte kedagi. Minu ka ei näe. Meil on ju vaja kutsuda Engelbert Adalberti juubelile. On ja, sellepärast, et varsti on tulemas ju ka leiutajate küla sünnipäev. Võiks öelda, et lausa juubel. Jaa, 25. juulil on suur juubeli sünnipäeva pidu. On ja, mulle meeldivad juubelid. Siis saab tantsida ja siis saab laulda ja siis saab kõike muid toredaid asju ka teha. Kas sa tead, mis emme sulle veel korraldas selleks päevaks? Ei tea. Sinna tuuakse pulgakommi. Ei, seekord mitte. Sinna tuuakse torti. Tort mulle meeldib ka. Tort on minu kõige lemmikusem. Ei, see pole veel kõik. Midagi on veel või? Veel pulgakommi. Hubert, ma ütlesin, pulgakommi seekord ei saa. Aga sinna tuuakse. Mis sinna tuuakse? Jäätis! Hurraa! Mulle väga maitseb jäätis. Oodake. Imme, me peame ju onu Engelberti üles leidma, sellepärast, et samal päeval, kui on leiutajate küla juubel, on onu Adalbertil ka juubel. Ja tema väga tahaks, et onu Engelbert tuleks nii leiutajate küla juubelile kui ka tema omale. Nii et me peame ta üles leidma. Oota, kas sa näed kedagigi? Kullakesed, kus te kõik mul olete? Minu kohvi jagub ju kõigile. Siin! Me oleme siin! Tere! Mida ma teile pakkuda võin? Me otsime Engelberti! Ja minule võib pakkuda pulgakommi ka. No pulgakommi mul päris pole, aga no te võiksite võtta lonksu võib-olla minu kohvist. Imme, vaata tema silmasid. See ongi Engelbert! Onu Engelbert, me oleme sind igalt poolt otsinud. Ja, nüüd me otsustasimegi, et me tuleme sind unenägude maale otsima. Sellepärast, et Jännestemaja taga sind ei olnud, Muttide mullahunniku juures sind ei olnud. Jänneste tornis ei olnud. Ja interneti avastamise tornis sind ka ei olnud. Mitte kusagil, isegi koo peal ma ei näinud sind. Võiks öelda, et me kammisime terve leiutajate küla läbi ja sind ikka ei näinud. Engelbert, kas sa leiad hetke, et meiega tulla rääkima? No muidugi leian, kui te nii ilusti palute. Me palume väga ilusasti. Ma tulen kohe tagasi, ma viin endal kohvitassi ära, siis saavad sõbrad ikka sealt juua. Teeme niimoodi. Hubert, mis meie plaan on? Meie plaan on see, et küsime, mille pärast üldse kogu aeg siin unenägude maal on niimoodi. Ja, et miks ta siin on? Ja siis me võime rääkida, et onu Adalbert väga-väga ikatseb teda ja siis me võiksime tema kutsuda. Et tuleb palju torti ja jäätist. Ja me ütleme, et on palju torti ja jäätist ja võib-olla ja et isegi kohvi saab. See on hea. Sellepärast, et jää kohvi. Kohvi? Kas see kohvi? Ütlesime ja. Saab. No tere. No tere. Mina olen Austraalia värviline raudpart Pauliine. Väga meeldib. Teiega tutvuda. Mina olen Jänes Engelbert. Tere.
Ja. tere, mina olen Hubert, mina olen emme poja, mina tulin 3 aastat tagasi munasest välja, nüüd ma olen 6. Tossa! Ja. 3 aastaga 6-ks. Eelmine aasta. Saavutus, see on kõva saavutus. Onu Engelbert, Ja. eelmisel aastal ma tulin 2 aastat tagasi munasest välja ja ikka olin 6. No see on veel parem. Engelbert, jah, milleks sul enne oli selline roosa kohvitass ümber? No vaata, siin unenäo maailmas on kõigil omad vajadused. Näiteks mõni tahab siia tulla peitu. Vaata, mõnel on niimoodi, et... Ta tahab mängida peitust. minule meeldib peitust mängida. Peaaegu just, vaata, mõnel näiteks juhtus niimoodi. Ma võin teile rääkida loo ühest karust, kes meil siin unenäo maailmas kogu aeg on ja kes on minuga väga suur sõber. Vaata, temal juhtus ükskord niimoodi, et üks väike hiireke astus talle varba peale, aga no vaata, see karu, ta sai sellest väga haiget ja ta tuli siia unenäo maailma ja siin unenäo maailmas on ta ise üks suur ja tugev saabas ja vaata, siin ei saa mitte keegi talle varba peale astuda. sa roksakas. Emme, kujuta ette, sa oled suur ja tugev karumõmm ja järsku jookseb väike piks, hiirekene üle sinu varba. Ja siis sa muutud saapaks. Just nii, no ja mina olen kohvitass, sest minule lihtsalt meeldib teisi kostitada. Vaata, siin on, kõigil on erinevad kohvimaitsed, aga no ma olen aru saanud, et ikkagi lemmik on siin Prantsuse mokakohve. Mokakohv ja Prantsuse oma. Just. Aga mis kohvi veel pakutakse? No alustasin ma üldsegi teega. Alguses ma pakkusin rohelist teed. Sa olid teekann või? Ma olin teetasse. Teetass Aga oli. siis ma sain aru, et ega väga siin teejoojaid ei ole. Teejoojad on rohkem päris maailmas. Aga siis mõtlesin, et äkki ma proovin kohvi. Ja siis ma tegin tavalist lihtsalt musta kohvi. Puruga või? Just! Ja see oli kõigi lemmik ja siis ma hakkasin katsetama erinevaid teisi kohvisorte. Just! Cappuccino! See cappuccino ei meeldinud millegipärast teistele. Just! Aga Imelik. siis ma jõudsingi selle Prantsuse moka juurde ja no vot see meeldib kõigile. Mina ei tea tegelikult kohvist mitte midagi. Minu emme teeb mulle kakaod ja kakao on väga hea. Jäävaukommidega. Ja enne magama minekut tuleb väga hea uni ja siis, kui mul on näiteks haige olla, siis emme teeb mulle sooja teed. Emme ütles, et ma võin põdrasambla teed ka juua, sellepärast, et naksitrallid joovad põdrasambla teed. Ja emme loeb mulle praegu unejuttu, kus on naksitrallid. Ja 3 põrsakest. Sa kõik ühes muinasjutus. Ei, nad kõik ühes muinasjutus ei ole. Nad on ikkagi mitmes muinasjutus. Üldse pange tähele, see Peeter siin, vaata, talle meeldib ka tead päevad otsa magada ja siis ta tuleb ja poristab siin ringi. Muudkui poristab ja norristab. Aga tegelikult me ei tulnud siia ilma asjata. Meie ei tulnud ja... Me ei tulnud kohvile seekord. Meil on tegelikult, onu Engelbert, sulle üks küsimus ka. No laske tulla. Mis sa teed 25. Jah, mida sa teed 25. juulil? No las ma mõtlen, no ma olen siin juba paar päeva unenäo maailmas olnud, kohvi jaganud kõigile. No ma arvan, et ma magan ja jagan unenäo maailmas kohvi. Aga onu Engelbert, meil on 25. Suur juubelipidu ja sa just ütlesid, et sulle väga-väga meeldib kostitada kõiki ja sellepärast sa siin oled. Aga mis sa arvad, äkki sa tuled meile 25. juubelipeole külla ja siis võib-olla sa saad ka teistega koos näiteks kohvi juua või jäätis süüa või torti süüa või midagi sellist. Tegelikult sa saaksid kostitada ühte jänkut rõõmuga. Ohoh, kes see jänku on? See on sinu vend Adalbert. Temal on juubel! Onu Adalbertil on juubel ja mõtled on sinu venna. Ja tuli mulle praegu täitsa üllatusena. Adalbertil on juubel varsti. Ja tegelikult sellel päeval on topeltjuubel. Leiutate külal ja Adalbertil ka. Kohvi saab, torti saab, isegi võib-olla kohvitort.
kohvijäätist. aga ma ei tea, kas ma saan tulla, teate. Mina ja Adalbert oleme juba väga ammu, väga pikka aega oleme tülis. Mida? Aga onu Engelbert, tülitseda ei ole ju üldse hea ja ilus. Minu emme ütleb alati, et kui sa tülli lähed, siis mine ja leppi ära. Sa võid alati öelda, kui ise oled valesti midagi teinud, palun vabandust, või teine saab tulla sinu juurde ja öelda palun vabandust ja teha sulle kalli ja teha sulle pai, sellepärast, et tülis pole üldse ilus olla. Headus teeb elu huvitavamaks. No mul on ka selline päris paha tunne, et me ei ole ikka veel ära leppinud, teate, me läksime tülli, kui me olime mõlemad ju väikesed jänku poisikesed. Kui vanad te siis olite, kui väikesed? No me olime võib-olla sinu vanused, Hubert. 6. Ja nii kaua olete tülis olnud? Me oleme olnud nii kaua tülis ja kõik algas ühes liivakastis, vaata, me kahekesi mängisime seal, istusime seal liiva sees ja mina ehitasin ühte suurt liivakooki ja tema tahtis ehitada maailma kõige suuremat liivalossi. Aga vot siis oli selline lugu meil, et meil oli kahe peale ainult üks liivakühvel. No vot, ja nüüd kujutage ette. Siis te jagasite seda oma vahel? No me alguses proovisime, aga no ma saan aru, et te tunnete Adalberti päris hästi. No vot, tema vahepeal tahab enda kätte jätta asju. Ta on väga suur jagaja, kohe alguses ei ole. Talle tuleb seda meelde tuletada lihtsalt. Ta vahepeal tahab Oskari käest ka võtta tema leiutiste kavandid. Onu Engelbert, isegi minul on ka mõnikord raske jagada, aga siis emme ütleb, et ma pean. No tegelikult ma pean tunnistama, et see ei olnud ju ainult Adalberti süü. Ikka mina tahtsin seda kühvlit ka enda kätte jätta. Lihtsalt vaadake, Adalbert on ju minust natukene vanem ja tema siis oli ka tugevam ja vaat mul juhtus selline asi, et ma läksin hästi hoogu. Mul oli nii rõõmus meel, kui me neid liivaluste seal ehitasime. Parasjagu oli just see kühvel minu käes ja ma hakkasin juba valmis saama oma seda koogikest. Ja vot siis ma muutusin nagu energiaks. Ma olin nii energiline. Ma jooksin ühes liivakasti otsast teise ja siis jälle tagasi. Onu Engelbert, kas sa olid siis nagu Duracell'i jänes? Ma olen kuulnud, et selline jänku on olemas, kelle nimi on Duracell ja siis tema jookseb nagu turboringi. Patareid võivad vahepeal otsa saada. Aga kui patareid tühjaks saavad, siis pannaks uued patareid. Jah, võib ka nii öelda, et ma olin Duracelli jänes. Ja siis ma jooksin seal liivakastis ringi ja siis tuli Adalbert, võttis minust ümber kinni ja proovis mind maha rahustada. Ja rahustaski ja siis ma jäin sinna natukene, võib-olla isegi ma jäin tukkuma sinna liivakasti. Liivakasti sisse tukkuma. Ja võttis selle kühvli mult käest ära, hakkas ise oma lossi ehitama ja vot ei andnud seda enam pärast tagasi. Ja siis me läksimegi tülli ja me oleme tülis siiamaani. Onu Engelbert, minu arvates nüüd võib-olla ongi aeg ära leppida. Jaa, tulete siia, teete kolli, teete poi, ütlete palun vabandust ja olete sõbrad edasi. Mõelge, kui kaua te juba tülis olete olnud. Te oleksite pidanud seda ammu ilma tegema. Oleksite ju võinud. Ma ju ei olnud Adalberti juubelil isegi, või ütleme nii, et tema arvab, et ma ei olnud tema juubeli. Tegelikult ma võin teile tunnistada siin, et ma olin põõsa sees ja piilusin natukene. No ma ikkagi ju tahtsin näha, et millise pruudi minu vend endale leidis. Sa mõtled pulma. Ma mõtlesin, et sa räägid juubelist ja juubelist. Eks need on sarnased peod. Ega juubelipidu ja pulmapidu mõlemad on sellised, kus saab tantsida ja laulda. Ja torti süüa. Sest mina käisin eelmine aasta tädi Aave ja onu Mihkli pulmas ja seal ka oli kontsert ja siis oli rongkäik nii nagu onu Adalbertil on tulemas. Engelbert, kas sa siis tuled? No ma just hakkasingi mõtlema, et kui see pulmapidu ju nägi nii lõbus välja sealt kõrvalt ja kui ikkagi juubelipidu on sellega sarnane. On väga sarnane. On isegi parem. Veel parem. No vot, aga jällegi siin unenäo maailmas ju minu sõbrad kõik vajavad mind. Kes see kostitab neid kohviga, kui mind siin ei ole? Aga jätad neile lihtsalt kohvitassi. Või tead mis? Mul tuli praegu hiigla
Karuslooma hea mõte. Räägi. Võib-olla sa võiksid teha niimoodi, et sa ütled oma sõpradele unenäo maailmas, et tulge teie ka juubelile ja siis te tulete kõik koos juubelile hoopis. No see plaan kõlab küll päris hästi, aga no ma ikka ei tea, ma pean nendega veel läbi rääkima ja mis aga ma üldse räägi kingiks nendega tooksin? siis. See pole üldse tähtis. See ei ole ju, ma arvan, et kui onu Adalbert sind näeb ja sind niimoodi näeb, et sa tahad talle suure kalli kinkida, siis on onu Adalbert juba väga-väga õnnelik. Kas te tõesti arvate, et see, et ma lihtsalt tema juubelile kohale tulen, on piisavalt hea kink, et ta on sellega väga rahul ja on õnnelik? Sinu kohalolu on tema jaoks parim kink. Kas ma saan tõesti oma venna niimoodi õnnelikuks teha? Muidugi saad. Oi, no ma ikka ei ole sellest päris kindel. Aga onu Engelbert, võib-olla sa tahad siis natukene mõelda selle üle, natuke aega, magad näiteks ühe öö ära ja siis homme oled võib-olla juba otsustanud, et kas sa tahad tulla või ei taha tulla. Ja sellepärast, et tegelikult Hubert, meie peame ju ka hakkama siit unenäo maailmast ära minema. Peame minema ja. No ei teiga nii lõpus. No meie kongi lõpus. Siis tule meie juubelile. Ja meie hoiame emmega igatahes väga tugevasti pöidlaid pihus, et sa ikkagi onu Adalberti juubelile tulid. Ja teate mis, teie võite ka hoida pöidlad pihus. Ja tulge ise ka juubelile. Ja siis näemegi teid juba juubelipeol. Ja, kas me jätame nüüd siis Engelberti praegult tänaseks veel kohvi andma teistele? Jah, jätame endale mõtlemisaega. Peeter jälle käis siit mööda, tal on hädasti kohvi vaja. Ta poriseb. Ta porises ja kuidagi imelikusti. Aga no olgu pardikesed. Aga luba meile, et sa mõtled. Ma siis jään mõtlema selle peale, tõesti, see on väga hea pakkumine, ma tõesti tahaks oma vennaga tegelikult ära leppida. Aga teeme niimoodi, lehvitame oma sõberitele ka sealpool, on ju, ja ütleme neile, et nägeme neid varsti, on ju. Näeme varsti. Siis kui me oleme unenäo maailmas tagasi. Aitäh, me läheme nüüd emmega tuttu ja värkame taas. Tšau. Tšau.